Eestis on väga palju inimesi, kes analoogselt muu maailma tsiviliseeritud, erudeeritud, kulturiseeritud inimestega armastavad filmi Matrix. Kõige rohkem üldse on Matrixi filmi meil tsiteerinud ja selle sees elanud näitlejatar Marilyn Jürman, praegune jooga ja hingamise ja mille iganes treener, ühiselt on jõutud arvamisele, et tegemist ei ole ulmega, tegemist ei ole isegi filmiga, vaid see on näitlejate osalusel üles filmitud tegelikkus. Mina tegin paberi peal on meil siis David Icke raamatu Matrixi lapsed 1/20. Ja David Icke, nagu te näete mul siin tahvli peal, on seesugune mees, kes on Inglise konspiratiivteoreetik, kirjanik, endine jalgpallur, ikkagi inimene. Ehk siis tema keha kui tähevärav, tema keha kui maine vessel töötab hästi. Ja spordireporter, üle 20 raamatu kirjutanud, kirjastab neid ise ja ta on tuntud oma raamatutega ja enda produtseeritud loengutega, mida on meil YouTube'is hästi palju. Nendega on ta siis saanud elavaks legendiks sõna otseses mõttes. Kui me paneme sisse otsingu näiteks YouTube'is, küsime siin David Icke'i, siis sellisel juhul te saate oi kui palju. Nii et 3 nädalat tagasi on ta meil üles pannud seesuguse salvestuse, ma tahan seda pärast vaadata. Salaühiskonnad, kes kontrollivad maailma, seda vaatan mina pärast. Niisugune mees on meil David. Siis Matrix film on aastast 1999 ja kui sina tahad praegu olla mitte piraat, piraatkanalid on ka, kust ikka endiselt näpatakse vaatamisväärsusi. Kui sina ei taha olla piraat, siis sa pead tema eest issakene 4 eurot maksma. Oi, saate endale korraks alla laadida. Ja siis sul ongi Keanu Reeves ja teised võimsad näitlejad, kes kannavad sulle filmikeeles ette selle, mis toimub praegu. Ülipalju erinevad õppejõud, õpetajad, teejuhid, gurud ja murutarid kasutavad väljendit punane ja sinine tablett. Asi ei ole mitte nüüd siis sedapuhku enese üles pushimises ravimite või millegagi, vaid jutuks on sümboolne. Ehk siis triloogias Matrix räägib esimene episood kohe Neo peaosalise sõnadega, räägib sellest, et talle anti valida, kas ta võtab punase või sinise pilli, tableti. Pill tegelikult tugeva P-ga, muidu on arve, need me võtame niikuinii või muidu. Ja siis, kui ta võtab punase pilli, sel juhul saab ta võimeliseks aru saama, mis tegelikult väljaspool Matrixi loodud illusiooni toimub. Kui ta võtab sinise, täiesti ohutu piljulju, siis saab ta
naasta maatriksisse ja kogeda edaspidi ainult seda illusiooni. Selle asja nimi on mugavustsoon. Meie missioon on teha nüüd korda David Icke'i raamatust Maatriksi lapsed võetud üks lõigukesekene ja teisena siis nagu ikka paberi puhtale poolele kirjutada, mis mees sa oled, kas sa võtad punase või sinise pilli, ehk siis kas sa astud tundmatusse. Areng on valus, tervenemine algab eriti räigest valust ja sa ei tea ühelgi hommikul ärgates, mis täna saab. Sul jääb alles küll rutiin, et sa käid pissil, pesed hambad ja toidad hobused, aga asjade sisu ei ole enam mitte kunagi endine ja mitte ühelgi hommepäeval ei ole ta see, mis eile. Hämmastaval kombel seda alati on teatud, mida räägib meile Bornhöhe oma romaanis Viimne reliikvia. Istuvad seal vennad Schenkenberg ja siis vürst Gabriel jõe ääres. Me pole täna need, kes me olime eile. Ja nii see ongi alati olnud. Kas Maurice Maeterlinck või Goethe või Karl Marx, nad on päriselt teadnud, mis toimub. Samuti Jonathan Swift oma Gulliveri reisidega. Et nii hiiglased kui kääbused nüüdseks selgub, et on olnud ja paralleelmaailmades on praegugi. Niisiis sinu imeline ülesanne on teha pisikene maikuine sisekaemus. Kas sa julged väljuda mugavustsoonist, kas sina süandad mitte teada, mis homme saab? See on võrreldav tegelikult päris üheselt selle vabakutselise ametiga, mille pealt ma seoses pandeemiaga siia kooli tulin. Ma ei ole ka koolis, Maatriksis, aga ma ilmtingimata tänases maailmas hoian oma pikka ja peenikest maksumaksja arvel. Tänan, õpilased juhtisid tähelepanu, et see loomake tahab, et ma vajutaksin okki. Arnet, kus siin selle puldi peal okk on? Ehk siis pigem hoida kinni seda maksumaksja pikka ja peenikest palka, kui et astuda praeguses maailmas jälle õhku, nii et sa ei tea, kus kohast homme võiks saabuda arve elektri maksmiseks, automaksu maksmiseks, kahurite ostmiseks, mille me suuname varem või hiljem enda vastu. Eile ja üleeile sai selgeks, et kõik see Rail Baltica farss, mis ümbritseb Raplat, see ongi algusest saadik olnud mull, mille pealt keegi rikastub ja meie sinuga oleme selle kinni maksnud, et sõita kiiresti Iklasse. Juhuu, iga päev edasi-tagasi. Niisiis, sina mõtled välja, kas sa püsid mugavustsoonis või sa oled see vapper julge, kes läheb tundmatusse. Aga sinna läheme niikuinii, sest seesuguseid protsesse nagu tänases maailmas ei ole olnud mitte kunagi varem. Nii kiireid protsesse ja ühel ajal õudselt aktiivne päike. Samal ajal päikese footoni vööst me oma planeediga sõidame läbi. Magnettelg kaldub kiiremini kui arvati. Ta on seda enne ka teinud, aga nüüd sõidab ruttu. Siis on neljapäeval meil Putin ja Zelenski koos Türgis, kui on. Ja kui nad tõepoolest peaksid saavutama vaherahu, siis loodus tühja kohta ei salli, siis ei saa ju Venemaa kahurid vaikida, need on juba aegsasti toodud siia meie piiri äärde. Ei saa ju head sõda raisku lasta. Ahah.
nii et pigem mulle meeldiks, kui nad selle edasi paneksid, ässitaja ei ole, aga oma verd küll ei annaks. Ja. Nii et isegi kui sa üritad püsida mugavustsoonis, sa kukud sealt niikuinii välja. Soovitan võtta punase pillülju. Siis sa vähemalt saad aru, et sa oled väljas. Võtad sinise tablaka, siis sa isegi ei saa aru, et sa oled arengus. Isegi siis, kui ei taha. Nii siis, me võime minna vasakule ja elada maatriksis. Siin on nüüd ülilihtne parandus. Maatriks on väikese tähega. Sest maatriks, see on mudel, valem, Jüri Ratase armastatud sõna, raamistik. Nii et ta on meil väikese tähega see maatriks. Ja kui me ta eesti keeles kirjutame, siis ongi 2 A, K ja S-iga. Inglise keeles on ta siis 1 A ja X-iga. Nii on. Kombineeritud varianti ei ole. Maatriksis, mida kontrollib madalam astraalteadvus. Madal astraalteadvus, see ongi see, milles me toredasti kümbleme. 3D, 3. dimensioon. Kõik kibelevad siit välja 5. dimensiooni, kõrgemasse sagedusse. Ja alati tõmbab keegi su usinasti tagasi. Fašistlikus riigis, kus illusioonid kehtestatakse seaduse ja muu abil. See muu näeb siin natukene lehma moodi välja. Ja. Me peaksime lisama ühe sõna. Ikka on mõistlik meeles pidada, et lugeja väga tark ei ole. Jah. Ehk siis seaduse ja muude meetmete. See on nii vastik sõna, et see ütleb kohe. Ja muude meetmete abil. See meede vene keeles mier, see ütleb sulle kohe, et see, millega sind hoitakse selles raamistikus, on vastik. See on lõpmatuse seisukohast väike tagajärg, sest ikkagi jääb võimalusi teha erinevaid otsuseid ja tegutseda teisiti. Me teeme siia taandrea, tagurpidi sorramärk, sest mõistlik on 2-3 lause järel liigendada oma teksti. On ta sul siis blogis, arvamusloos, kirjandis, raamatus või su tulevase firma kodulehel, igal juhul liigendame, lihtsam on lugeda. Mäng ei peatu kunagi. See muutub lihtsalt meie muutuste tõttu. Ja me lisame siia vahele sõna endi. Ehk siis meie endi muutuste tõttu. Miks siis mitmuses? Sest meie on mitmuses. Sinu enda, meie endi, mitte meie enda. Või eneste, võid ka öelda. Siis me kindlasti ei alusta lauset kombinatsiooniga aga kas. Me alustame ilusti küsimusega kas, aga ei ole vaja. Kas küsimus on siis tore, kui sa käivitad kellegi mõttekäigu. Kui sa oled näiteks tulevikus ajakirjanik, reporter, kui sa teed podcasti, kas või oma koolis, kas küsimusega sa astud ämbrisse, sellepärast, et kas küsimusel on 2 vastust, ei või ja. Nii et kui ajakirjanik esitab kas küsimuse, siis ta on iseennast mänginud nurka kinni, sest talle ei vastata. Kas te tõesti tahaksite kogeda elamist fašistlikus maailmariigis, kus teie sõnavabadus ja valikuvabadus on oma kõige elementaarsemal kujul kaotatud? Sõna kuju ei ole hea. Kõige elementaarsemal tasemel või tasandil. See tähendab siis seda
inimeseks olemise Maslow püramiidi, mida ma ikka alailma näitan. Su kõige elementaarsemad vajadused on kadunud, niisiis tasand või tase, mõlemad sõnad sobivad. Kui see nii on, nüüd on robot keeranud jutu meil ainsusesse. Põhjus lihtne, inglise keeles on you, nii sina kui teie. Aga David Icke tõenäoliselt räägib meiega mitmuses. Nii sina kui mina, me kõik oleme kõnetatud, see tähendab siis, et istuge, siis on mitmuses. Kui see nii on, siis istuge lihtsalt paigal ja vaadake, jääme mitmuse juurde, kuidas see juhtub, sest see juhtub eesti keeles, on asi poolik ja me lisame siia volüümi, vürtsi, veenvust, see juhtub kindlasti. Nüüd on selge, et sul on suhteliselt üks valik. Mitte istuda ja mitte vaadata, kuidas see kindlasti juhtub. See on nagu ähvardus. Me teeme taandrea. Seda enam, et siin on tühik ka vahelt puudu, siis on väga hea sõidutada tagurpidi Zorroga ta alla ära. Kui te seda ei taha, peame tegema teise valiku ja tegema selle kohe. Me võime minna otse edasi mööda vabaduse teed. See on nüüd üks väikese tähega vabaduse küll, sest kui ta on suure tähega, siis ta on tänava nimi. Enam-vähem igas linnas on küll vabaduse tee, vabaduse puiestee, vabaduse põik ja umbtänav, aga siin on ta väikese tähega. Kui see peaks olema meie valik, nõuab see mõningaid põhimõttelisi muudatusi. Ma loodan, et siin on taandrida, kui ei ole, siis hakkab olema. Esiteks, vabastame end maatriksi väikese tähega. See ei ole päris nimi, see on nähtus. Lõks, kast. Mentaliteedi illusioonist, reaktsioonist ja vastusest. Vastus käib meil enamasti küsimusele, aga see on mentaliteediga koos kõlas. Ta peab silmas vastavust. Kuidas see nüüd lausesse sobib? Maatriksi mentaliteedi illusioonist, reaktsioonist ja vastavusest. Sobib küll, nii et ainult üks silp on sõnast puudu. Ja siis on asi kooskõlas vastavuses sellega, mida Mr. Icke silmas pidas. Kui me ei vabasta iseennast, kuidas saame loota? Loota vabastada, väga toortõlge. Eesti keeles pigem on siis sedasi, kuidas saame loota, et vabastame meid ümbritseva ilma teeta maailma. Erinevus selles, kui me vabastame ümbritsevat maailma, siis me teeme seda kogu aeg. Aga me tahame, et see oleks ära tehtud. Niisiis me loodame edaspidi selles protsessis mitte olla, vaid et on ära saanud vabastatud. Et vabastame meid ümbritseva maailma, mis on lihtsalt meie olemuse väline ilming. Me teeme taandrea. Väline ilming, selle kohta Eesti õpetajad, teejuhid, filosoofid armastavad siis öelda väljendus, kehastus, manifesteerumine, materialiseerumine, aga las ta olla ilming. Uus lõik, me elame välisvanglas. Selle asja nimi meie terminoloogias on vabakäiguvangla. Teate, need on need jalavõrumehed, kes tulevad vanglast välja, nad otseselt ei ole kinni, aga lahti ka ei ole. Seda niikuinii, et planeedi pealt maha me astuda ei saa.
aga see on siis me elame vabakäiguvanglas. Vabakäigu on kokku ja vanglas eraldi. Arvates, et oleme vabad, sest elame sisevanglas. Nii, nüüd peab autor silmas seda, et meie sisekosmos on dresseeritud vangis olema. Me sõnastame selle niimoodi, et mitte väga tark lugeja ka aru saab. Arvates, et oleme vabad, sest elame, paneme vahele sõna ka, sisemises vanglas. Nüüd on selge, et me oleme enda sees vangis. Me oleme niimoodi dresseeritud, muteeritud, koolis õpetatud sisemisse vangimajja kinni ära. Sisemises vanglas arvates, et oleme vabad. Välimine vangla on sisemise vangla peegeldus. Muuda ennast ja me muudame maailma. Vaata peeglisse, siia paneme hüüumärgi. Ka eelmine lause oli tegelikult käsk, soov, palve, aga ta ei olnud nii ilmselgelt käsk. Las sinna jäi punkt, aga nüüd tuleb küll hüüumärk, käsk, vaata peeglisse. Ühtlasi libisesin elegantselt üle jälle sellest ainsuse ja mitmuse küsimusest lauses muuda ennast. See oli see eelmine. Me peame ütlema muutke, sest me jäime mitmuse juurde. Muutke ennast ja meie muudame maailma. Sobib, sest siis ongi mitmus. Vaadake peeglisse. See ühildumine, see ühtsus on tähtis sinu kirjandis ka. Proovige muuta selles, ehk siis peeglis nähtavat pilti muutmata seejuures peegeldatavat pilti. Loogika on lihtne. Nii arst kui fotograaf on ühe fakti juures. Töö tehakse tellija materjalist ja peegel ei saa näidata seda, mida seal ei ole. Nii siis, kui sa ei muuda peegeldatavat, siis peegelpilt on ikka sama. See kukkus nüüd küll välja nagu anekdoodi tõlkimine, et kõik ikka aru saaksid. Me ei saa nüüd jälle öelda sa ei saa seda teha. Me ütleme te, sest me jäime mitmuse juurde. Te ei saa seda teha. Muidugi mitte. Aga inimkond on seda tuhandeid aastaid püüdnud teha ja seepärast pole see õnnestunud. Taandrida. David Icke muudab rakurssi. Iseendast räägib nüüd, nii et täiesti loogiline mõttepööre, taandrida. Olen varem kirjutanud 3 kriitilisest elemendist, mis minu arvates on võtmeks mitmemõõtmelise vabaduse väravate ja portaalide avamisel. Esimene. Me laseme lahti hirmus selle ees, mida teised inimesed meist arvavad. Sulle võib tunduda, et sa oled pohhuist ja ikkagi sa tead, et keegi näeb ja mis ta arvab sellest, mis mul on täna seljas, mis ta arvab sellest, mida minu ema teeb, mida minu lapsed teevad. Meil absoluutselt igal hetkel on kuklasse hingamas hirm selle ees, mida teised arvavad, mis on tegelikult ükskõik. Ja ning ega või nende ette koma ei käi ning eest tõmbame koma maha. Mida teised inimesed meist arvavad ning hakkame elama ja väljendama oma ainulaadsust oma elustiilis, vaadates ja reaalsuses. Yes. Seda tehes lahkume karjast ja kui meid, selliseid palju on, siis kari lakkab eksisteerimast. Praegusel hetkel inimene ei suuda
ka siis olla üksi, kui ta on füüsiliselt üksi. Ikka telefon, telekas, autoraadio, et jumala pärast ma oleks natukene karjas. Ma tahan olla iseseisev, ma tahan olla hästi eriline, hästi mina. Aga Kari võiks ka olla kuskil siin. Kuule, mis sa teed? Teate küll. Nii on. Aga kui karja ei ole, ahaa, see on minade kogumik, mis me tegelikult ju olemegi. Teine, me lubame üksteisel vabadust ja austust väljendada oma ikkagi ütlesin õigesti. See esimene oli õige. Lubame üksteisele vabadust ja austust väljendada oma ainulaadsust, kartmata naeruvääristamist või erinevuse pärast hukkamõistu. Seda tehes lakkame olemast lambakoerad, mitmus, sest meid on palju, sheperdeid, oi-oi. Lakkame olemast lambakoerad, kes hoiavad, ühildame mitmusesse. Lambakoerad, kes hoiavad karja koos. Kolmandaks, keegi ei püüa oma uskumusi ega reaalsust kellelegi teisele peale suruda, austades seega alati teiste valikuvabadust. See on tasakaalupunkt, mis takistab, me oleme mitmuses, mis takistab teil oma tahet teistele peale surumast. Need 3 sammu toovad kaasa nii ulatusliku muutuse, et muudavad selle vangla paradiisiks. Ja kõiki 3, mis meiega seotud on, saame kohe rakendada. Nii, esiteks me tõmbame maha me. Saame kohe rakendada, sest muidu algab memmetamine. Saame me saatete, ei ole vaja seda meed. Teiseks puudub selles lauses väga vajalik sõna sihitis. Mida? Niisiis, ja kõiki 3 neid kõiki 3 nimetas enne loetelu autor David Icke. Ma kohe ütlen, võti, just, võtame tema enda sõna ja kõiki 3 võtit. Nüüd on selles lauses olemas sihitis, lause muutus rütmiliseks, sest muidu keda 3? Neid, kes tulevad präänikute maalt või mida iganes. Võtit, mis meiega seotud on, saame kohe rakendada. Kui mul oleks valida vaid üks mõte, mida inimesed kõigilt neilt lehekülgedelt mäletaksid, üks mõte, mis suudaks seda maailma muuta rohkem kui ükski teine, siis see oleks järgmine. Teaduslikus töös on niiviisi nagu praegu see kirjavahemärkide möll meil on. Ehk siis on koolon ja sealt tuleb siis taandreaga suur täht jada. See meil praegu ei ole dissertatsioon, see ei ole isegi mitte loovtöö Raplamaa rakenduslikus kolledžis. See peab olema terviklik lause. Me kaotame ära siit taandrea ja jätkub see sama lause ehk siis. Ja sama lause jätkub loomulikult väikese tähega. Saab täiesti loogiline jutustav lause, siis see oleks järgmine koolon väikese tähega jätkub. See on lihtsalt mäng. See on lihtsalt uisutamine. Skating. See on huvitav väljendumine härra Britil. Me tavaliselt ütleme
vooluga kaasa minemine, go with the flow. Aga see uisutamine, surfamine, see on päris hea. Järgmist lauset ei alusta me sõnaga ja. Seda on siin juba mitu korda juhtunud, et autori lause algab sidesõnaga ja. Võtame ära. Me saame on palju parem algus. Me saame seda igal ajal muuta, kui tahame. Ja lause alguses on tulnud meile piiblist sellepärast, et piiblis kohe alguses loomisloos ja Jumal lõi taeva ja maa. Ja Jumal lõi inimese ja ta lõi tema meheks ja naiseks. Nii et meie isegi alateadvusse, seljaajusse on süstitud jaaga algav lause pühakirjast. See ei ole pühakiri, see on raamat, Maatriksi lapsed ja meie alustab kogu aeg kõiki lauseid jaaga. Nii on. Me saame seda igal ajal muuta, väga hea. Tõde pole seal. Ta on sinu sees ja see tõde on armastus. Jätame need suured tähed alles. Milles point? Selge ju, et tõde ja armastus tavaliselt on väikese tähega. Aga antud juhul tõde on autoril samasuguse rõhuga, sama väärtustatud ja rõhutatud nagu näiteks palve puhul aamen või siis Katari vennaskonnal, Püha Graali vennaskonnal. See on tõde, see on suure tähega. Ja armastus on sellepärast Lesteris sündinud härrasmehel suure tähega, et sa saaksid aru. Ta ei räägi armastusest mehe ja naise vahel. Ta ei räägi armastusest oma koera vastu, ta räägib suure tähega universaalsest tingimusteta armastusest. Need, kes keerasid juba elegantselt titel teise poole ja hakkasid õhinal kirjutama, juhin tähelepanu, et viimases reas Maatriksi lapsed, esimene jutumärk on all. Eesti keeles on nii. Ootan huviga teie tekste, kumpa pilli valitte. Selle pilliga on niisugune lugu, et inglise keeles Bill on nii mehe nimi kui arve. Eesti keeles Bill ongi tugeva põhuga, aga siis ta on üks järjekordne mitmetähenduslik sõna. Ja ma hämmastusega tõden, et mul ei ole seda veel. Kui ma arvan, et aeg on valmis, selleks lähen ma doktorantuuri. Minu doktoritöö sisu saab olema mitmetähenduslike sõnade kõikvõimalikel tasanditel arutelu eesti keeles ja pill tuli siia nüüd. Ta ei tulnud pika ilu peale, ta tuli siia 17 lehekülge pikka nimekirja minu doktoritööst. Unistada võib ja unistage suurelt oma tekstides ka. Leva!